Treski küün Setumaal on muusikasõpradele tuttav, sest juba mitu aastat on Jalmar Vabarna seal üritusi korraldanud. Paraku jäi vana küün mehe ideedele ja muusikale kitsaks ja nii sündiski Jalmari peas mõte ehitada keset taluõue välilava, kus saaks korraldada tänapäevaste võimalustega maailmatasemel kontserte. Suve lõpul toimuski Treski küla Uhiuuel laval esimene kontsert. Mul on väike ego, aga mul ei ole nii suur ego ka, et ma selle lava päris endale ma seda selles mõttes ei ehitanud, et mulle meeldib küll sellele ise ka esineda, aga see on mõeldud ikkagi nagu suurema eesmärgiga, et siia lõunaosariikidesse ääremaale siis ikkagi ka kultuuri rohkem ja rohkem tuua. Nagu eriliste ideede puhul ikka, kasvas esialgne visioon 5 korda suuremaks ning vaja oli arhitekti, kes mõtetele vormi annaks. Valik langes Jaapani kultuuriruumist pärit arhitekt Tomomi Hayashile. Me andsin edasi lähteülesanded, laius 10–12 meetrit. Kõrgus, ma rääkisin, mis kõrguseni peab olema kõlarid ja ühesõnaga kõik need jutud, mis on vajalik siis selleks, et lava sünniks sellisena, teda saaks ka kasutada. Peaks olema oma näoline, aga peaks sobitama keskkonda ja võib-olla natuke ka kultuuriliselt siis kandma mingit väärtust edasi. Tomomi Hayashi visandas 10 kavandit ja kohe esimene neist oli see õige. Põhiosa lavast, mida vaataja ennekõike näeb, on puidust, ehitatud 200x200 brussidest. Selline arhitektuurne lahendus lubab lae alla riputada nii prožektoreid kui ka võimendust ning lisada külgedele dekoratsioone. Ja ma ütleks, et Tomomi HGA arhitektibüroost pani täppi, sest et ta ehitas selle lava sisse küüni. Kui seda lava vaatate, siis seal on põhimõtteliselt küüni kuju sees. Seda esialgu kõik ei märkagi ja ühtlasi tegelikult on seal kogu selles siis ruudustiku struktuuris, et meil siin Setomaal kasutatakse hästi palju ka ruutu, aga natuke nagu viltasel kujul, nagu rombi kujul ja selle märgi tähendus, sümboli tähendus on õnn. Nii et see on niisugune õnnelik lava loodetavasti. See Seto ruudustik meenutab kangesti ka traditsioonilist Jaapani arhitektuuri, kus hoone sõrestik liidetakse kokku tappidega. Treski lava brusse ühendab siiski teras. Projekteerimisprotsess oli pikk ja põhjalik. Kõik võimalikud koormused tuli ette näha ning konstruktoril läbi arvutada, et puidust karkass vajalikku raskust kanda jaksaks. Et selles mõttes võimalusi on siin üsna piiramatult, aga samas me peamegi arvestama, et kui see karkass on antud selline, siis me tahaks ka seda võimalikult palju välja näidata. Et meil on ju lisaks veel sellele ka, et meil on mõlemale poole siis avatav see lava. Seal on võib-olla mõned miinused, nagu näiteks see, et ei saa külgedelt siseneda, või läbi karkassi pugedes saab, aga siis ühest ja teisest otsast on meil lavale pääs. Juba on uuel laval kontserte andnud mitmed Eesti muusikud, kuid see sobib ka maailmanimedega artistidele. Siin saab etendada teatrit, esitada oopereid, korraldada festivale ja kas või autode esitusi. Ühesõnaga, korraldada kõike, mis lava ja publikut vajab. Okei, see ongi päris. Ja siis sa said aru, et see ongi päris. Ja see saigi valmis. Mis ma nüüd teen? et üks asi on loomulikult nüüd see punkt, kus see sai valmis. Teine punkt on nüüd see, et mis saab edasi ja see, mis saab edasi, on tegelikult täpselt nagu sama mingis mõttes nagu põnev ja ühtlasi ka tegelikult sama palju võtab energiat, sest et ega see lava ju, ega ma ei möödujatelt siit piletit ei võta, et vaataks seda lava lihtsalt, ma pean ikkagi sündmusi korraldama ja ma arvan, et ma kirjeldasin seda ka varemalt, et inimesed tuleks nagu kaasa sellega, sest et lava sai ju hooandjast sai inimeste toetust ja paljude siis eratoetajate näol sai selle abiga sai see siis kõik nagu valmis. Et ma ütlesin kõigile, et see, et ta valmis saab, et see on köki-möki, mis edasi saab, see on küsimus. Ma panen ennast ikkagi mingis mõttes nagu sellisesse positsiooni, kus ma nüüd järgmist 10 aastat edendan Setomaa kultuurielu.